Koloskoopiat teostatakse spetsiaalse instrumendi koloskoobiga. Skoobi otsas on valgusallikas ning sees vee- ja töökanalid, mille kaudu saab võtta koematerjali ning teha raviprotseduure ja diagnostilisi uuringuid. Koloskoop on elastne ja painduv ning selle liikumist saab kohandada vastavalt soole kujule. Skoobi otsa juhitakse käesolevate juhtimismehhanismide abil. Uuringu käigus hinnatakse jämesoole limastkesta seisundit ja diagnoositakse võimalikke haigusi. Visuaalselt selgitades liigutakse esmalt koloskoobiga pärasoole kaudu kuni jämesoole alguseni umbsoolde, kuhu suubub ka peensool ja kus asub ussripik. Vajadusel uuritakse ka peensoole lõpuosa. Pärast umbsoolde jõudmist eemaldatakse koloskoopi tagasi tuues soolde viidud vesi ja asendatakse see süsihappegaasiga, mis aitab limastkesta paremini visualiseerida. Tagasiliikumise käigus kontrollitakse jämesoole limastkest põhjalikult üle. Kui avastatakse sooles haiguslikke muutusi, näiteks healoomuline polüüp, eemaldatakse see kohe koloskoopia käigus. Kui tuvastatakse pahaloomulise kasvaja kahtlusega moodustis, võetakse sellest proovitükk ja saadetakse laborisse analüüsiks. Labori tulemused saadetakse teid suunanud arstile, kes määrab vajadusel täiendavad uuringud või kordusuuringu aja. Kui koloskoopia on tehtud jämesoole vähi sõeluuringu raames, koostab kokkuvõtte ja edasise raviplaani uuringu teostanud arst. Vaatleme mõningaid haiguslikke muutusi. Esimesel pildil on näha healoomuline polüüp, mis on koloskoopia käigus eemaldatav. Teisel pildil on näha pahaloomuliseks kasvajaks arenenud polüüp, mis vajab kirurgilist ravi. Ärge lükkake koloskoopiat edasi. Varajane avastamine aitab ennetada jämesoole pahaloomulist kasvajat ning võimaldab sekkuda õigeaegselt. Tulge sõeluuringule ja hoolitsege oma tervise eest.